Tere, mina olen Kris Jalas. Oleme tulnud üle piiri Valga, kus toimuvad sellel nädalavahetusel juunioride Euroopa meistrivõistlused. Jääge meiega! Tere tulemast ilusasse Valga linna, mis on üheskoos enda Läti kaksiku Valkaga väravaks Eesti ja Läti riigi vahel. Valgat mainiti esmakordselt 1266. aastal nimega Valk ning 11. juunil 1584. aastal andis Poola kuningas Liivimaa hertsogkonda kuulunud Valgale asutamiskirja. Seda hetke peetakse Valga linna sünnipäevaks. Kogu Valgamaad võib pidada Eesti spordi ja turismi südameks. Siin on suurepärased sportimisvõimalused, imekaunis maastik ning looduslähedane ja põnev elukeskkond. Valga külje all asub ka Jaanikese motokompleks, aga kuidas ta sinna tekkis? Jaanikese motokeskus rajati 1960. aastal ning Jaanikese oru pakkus keskusena välja Valga kauaaegne spordijuht Johannes Ottender. Esimest seal peetud motokrossi tuli jälgima üle 6000 pealtvaataja. Aastatega jäi motoelu Valgas ja Jaanikeses küll soiku, kuid õnneks otsustas Valga autobaas Tiit Vähi juhtimisel 80ndate teises pooles keskusele uue hingamise anda. Edasine on juba ajalugu. Tänaseks on motokeskuses toimunud hulk rahvusvahelisi võistlusi. Siin on harjutanud ja võistelnud kogu Eesti paremik ning keskus saab üha tuttavamaks ka maailma tippudele. Juba 1998. aastal toimus Jaanikesel Euroopa meistrivõistluste B-tsooni motokrossi etapp 125 kuubikuliste masinaklassis ja 1999. aastal külgvankrite MM-võistluste etapp. Samal aastal toimusid ka Balti riikide meistrivõistlused autokrossis, mis on jäänud keskuse läbi aegade kõige suuremaks autospordiürituseks nii osavõtjate kui ka pealtvaatajate arvu poolest. Ja jõuamegi otsaga tänasesse päeva ning keskuses toimuvasse juunioride Euroopa meistrivõistlustele motokrossis.